Üleelamissituatsioonis on oluline leida piisavalt vett. Ja kui on vett, siis tõenäoliselt on ka kala. Selles videos me ei õpeta teid kala püüdma. Selle oskuse peate ise omandama. Käesolevas videos me õpetame teid kala küpsetama. Aga mitte mingit väikest kala, nagu ükskord varem, vaid juba suuremat, plangul. Ega siin midagi väga keerulist ei ole. Kõigepealt on vaja leida plank. Hästi sobib selleks toores lehtpuu, aga kui see plank on kuivanud, siis pole ka hullu. Pange ta lihtsalt natukeseks ajaks vette ja siis kui niiskus on sellesse planku sisse imendunud, saate teda kasutada juba. Järgmiseks on teil vaja siis kala, suuremad kui viidikat juba. Meil on praegu siin ahven. Ahven on hea kala, hõrgulihaga ja ega siin muud keerulist ei ole. Poostate ahven ära, sool, pipar, sidrunit ilmselt metsatingimustest ei leia, aga loodus pakub ka alternatiive, näiteks jänesekapsast. Poostate kala ära, lõikate kõhuõõne lahti, maitsestate ära seest, topite selle jänesekapsa näiteks siia sisse ja muud kunst ei olegi kui küpsetama. Ja küpsetamiseks ei pea hakkama leiutama mingeid erilisi meetodeid, vaja on teha lõkke, lasta seal piisavalt kaua põleda, et tekiks mingi kogus sütt ja siis panete selle plangu lihtsalt siia sütele. Ja nüüd see alt söekuumus hakkab seda planku kuumendama, kala küpseb alt ja siis kui kõrval on tuli, siis see küpsetab pealt. Nii on. Nüüd on natuke aega mööda läinud, umbes 10-15 minutit ja kala hakkab vaikselt valmis saama. Siin võib küsida, et miks sellist küpsetamismeetodit üldse rakendada, et paneks selle kala lihtsalt grillile ja lasta olla, aga peamine põhjus on selles, et kui te grillile panete kala niimoodi, siis kui ta valmis saab, kalaliha on suhteliselt õrn ja kui te hakkate seda grillilt eemaldama, siis võib see laiali pudeneda. Niimoodi plangu peal olles on ta kenasti kompaktselt ühes kohas ja see plank kaitseb ka teda natuke liigse kuumuse eest. Oluline on ikkagi sellel juures jälgida, et see kala väga suur ei ole, et kui kala väga suur on, siis seda paksem on tema liha, seda suuremat planku on teil vaja ja seda kauemat aega te peate küpsetama ja mida kauem te peate kala küpsetama, seda suurem tõenäosus on, et see plank lõpuks ära kuivab ja põlema läheb ja teie õhtusöök on sellega rikutud. Aga võtame siis selle kala välja. Nii. Ja ongi valmis. Liha tuleb ilusti luudelt maha. Saab süüa. Proovige järgi.